no kõigepealt, mida see ülesanne üldse tahab meie käest? siin see keskpunkt. Ülesanne otsib meie käest seda nurka siin. See on siis nurk, mis on selle koonuse moodustaja ja kõrguse vahel. Kõrguse ja moodustaja vaheline nurk. Moodustaja ongi siis nagu see lõik, mis on mööda seda koonuse pinda nagu otse tipust alla. See on siis moodustaja. Tavaliselt moodustajad tähistataksegi M-tähega. Kõrguse panen siia haaks siis näiteks. Nõni. Kuidas sulle, Kaspar, tundub see koonus, mis sa just vorpisid? Et näiteks, kui sa selle endal uuesti kätte võtad, siis mis see raadius nagu koonuse puhul siin tähendab? Kus kohas see raadius meie koonuses on? Kui sa vaatad seda raadiust ja teed ennast koonuse, kus see raadius nagu on? No ma ei tea, see läks nagu kõvasti väiksemaks. Mis läks väiksemaks? See. Jah. No see on nagu, see on see pikkus. Mille? No millega on? M või A? No hetkel siis sa natuke nagu paned teda kattuma ka, aga ära kattuma pane. No siis täitsa liigat. Okei, noh. Et kus, mis see, ma tegin ta oranžiks hetkel, see raadius, mis sellel poolringil oli. Kus kohas ta siin nagu on? See on see M nüüd, jah. Täpselt nii, ta on moodustaja. Ehk siis ta on siin see sama raadius, mis ta on seal. See moodustaja on raadius. Võid selle lasta ringile ja vaata, lase teistel ka vaadata, et kuidas see nagu moodustaja ja raadius, kuidas nad seotud on omavahel. Väga raske on seda ülesannet teha siis, kui sul pead kõike ette kujutama, et sa hakkad nagu enda mõttes seda kuidagi koonuseks keerama. Kui sa oled seda hiljuti just teinud, siis sul on lihtne ette kujutada, aga kui sa ei ole 5 aastat, ma ei tea, miks peaks keegi poole ringi koonuseks keerama. Seda tavaliselt ei tehta iga päev. Või Sofia, millal sa viimati poole ringi koonuseks keerasid? Vot, nüüd on sul täna esimene võimalus mõtle. Keerataks pool ring koonuseks. Noh, kuidas see tundub seal? On lahe koonus või? Päris põnev, jah? Minu teine küsimus teile on see, et kus kohas meie koonuses on siis see kaar? Mille moodustab meie koonuses see kaar? Ma olen nõus. See kaar on hetkel siin kogu see ümbermõõt siin põhjal. Ehk siis noh, davai ka, et mis siin siis nüüd teha? Aga kuidas me siis selle nurga kätte saame? Mis värk sellega on? Tahetakse mingit nurka? Kuidas siis nii? Võib-olla panete tähele, et siin jälle mitte ühtegi asja antud ei ole. Konkreetselt. See on jälle üks nendest ülesannetest, kus me peame midagi avaldama millegi kaudu. Et tekitada mingisugune võrrand, kus see täht taandub loodetavasti maha. Peab katsetama.
missugune sinu esimene katsetus oleks, Marie? ma ei tea. aga kas sa mäletad ringi ümbermõõdu valemit näiteks? aga pindala? ma ei ole teinud ringi. kunagi ei ole. Mul pole kunagi. lihtsalt ammu ei ole. nagu nii, kes mäletab ringi ümbermõõdu valemit? Ma olen nõus. kui ma tahaksin näiteks selle ringi ümbermõõtu siin arvutada, noh, ma hakkan lihtsalt kuskilt otsast pihta. oletan, et siin on see täisring. tavaliselt seda tähistatakse C-tähega, aga võite P ka panna, ega väga vahet ei ole. see on siis 2 korda pi korda raadius. 2 korda pi korda raadius. 2 korda pi korda raadius. nagu me ei saa siin mitte midagi teha, me ei tea raadiust, onju, me ei saa seda välja arvutada, me ei tea. ja siin ei peagi teadma. see on siuke ülesanne, mis kehtib ükskõik missuguse raadiuse puhul, sest et see raadius niikuinii taandub välja kunagi. kunagi in the future. aga Sofia, mul on sulle küsimus, et meeldib sulle küsimustele vastata üldse või? mitte väga. olgu, no kahjuks ei ole varianti. aga tead, mis ma küsida tahan? ma tahan küsida, et teeme väikese oletuse. oletame, et noh, ma tahan teada, et kuidas siin selle ringi ümbermõõtu arvutada. jah, aga me ei saa enam sellele raadiusele nagu raadiust, me ei saa teda raadiusega, selle raadiusega tähistada. no ütleme, et on siis näiteks mingi suur R või? okei, kuidas ma siin arvutan selle ümbermõõdu? kui on siis siuke suur R, selle ringi ümbermõõdu. see üks. siin on see raadius on siis suur R, mitte väike R. täpselt sama valem, ta on ikkagi ring. ma olen nõus. aga siin puhul on tegemist siis teise raadiusega. 2 korda pi korda suur R. nii, oota, ma küsisin vahepeal, millega see punane kaar võrdubki meie ülesandest siin? mida? pool põhja ümber. ja oota, ütle uuesti. pool põhja ümber. Tšauki. Tšau. et see siin on pool põhja ümbermõõdust. kus see teine pool siis kadus? Te ütlesite enne, et see koormus on moodustatud selle poolt, on ju? kas siis midagi läks kuskile kaduma, kui see tekkis? hetkel siin ma arvutasin kogu selle ringi ümbermõõdu. mida ma peaksin sellega siin tegema, et ta oleks võrdne? täpselt nii, ta on poolring, on ju. ehk siis, et see C1 oleks C2 siin hetkel, siis ma pean selle jagama siin 2-ga. seega noh, 2 pi r jagatud 2-ga, see on siis pi r lihtsalt need 2 taandud maha. ja nüüd ma sain siis 2C2 endale hetkel. siin on pi r-i, mis on võrdne siis meie selle 2 pi r-iga. Need on 2 asja, mis on võrdsed omavahel. ning nüüd on küsimus, et kumba me tahame avaldada.
ma tahaks avaldada näiteks. kas me tahame avaldada suure R-i või väikse R-i? kumb teile rohkem meeldib? ma avaldaks ka väikse siin, sest seda on natuke lihtsam avaldada, sest et siin on ainult see pi. ehk siin ma pean siis ainult selle piiga läbi jagama, et see pi siin ära kaoks. jääb R, võrdub siis siin ka see pi kaob ära, taandub maha. ehk siis väike R on võrdne 2 suure R-iga. võiks olla vastupidi, et 1 suur R on võrdne 2 väikse R-iga. natukene ebaloogiline selle koha pealt, aga noh, matemaatiliste tähistuste poole pealt ei ole üldse oluline, et kas ta on väike R või suur R. niimoodi, ehk siis, mida ma võin nüüd väita? ma võin väita, et see väike R siin, ta on võrdne 2 R-iga. ja miks see hea on? ei tea. sest nüüd on meil siin täisnurkne kolmnurk, millel on 2 külge, mis on avaldatud sellest sama tähe kaudu. see külg siin on R ja see külg siin on 2 R-i. kuidas ma saaksin selle nurgaga nende 2 külje vahel tekitada mingisuguse võrrandi? kas see tekib mingi reegel, millega saaks? kuidas nad on kuidagi omavahel seotud? missuguse kolmnurgaga tegemist on siin, Sebastian? missuguse kolmnurgaga siin tegemist on? see, noh, mis seal kehtib, aga mitte Pythagorase teoreem. too see, mis sa ütlesid selle alfaga? no ütle selle alfaga siinusteoreem. siinus alfa võrdub millega? alfa võrdub R-iga. lihtsalt R-iga või? no midagi lisaks sinna veel juurde. mis see siinuse, kuidas see leida terava nurgast, täisnurksest kolmnurgast siinust? tal oli oma see. see on see mingi, oota. mida jagada millega? R jagatud ei, R jagatud selle 2 R-iga. jah, ehk siis vastaskaatet jagatud hüpotenuusiga. ehk siis R jagatud 2 R-iga. ja nüüd üllatus, üllatus, need R-id taanduvad siin maha. ja jääb alles 1/2. ja mis see alfa nüüd on? koos või algus siinust. hakkas siinusega, jah. tuleb ilus number. 30 ütlesid, jah? jaa. ma olen nõus, ehk siis vastus on selge. ilus vastus. ehk siis, mis see nagu kokkuvõte siin on? no kokkuvõte võiks olla siuke, et iga kord, kui teil on poolring, mille te keerate mingil põhjusel koonuseks, siis see nurk selle moodustaja ja kõrguse vahel on 30 kraadi kogu aeg, every time. Every time if you do that. aga iga kord nagu, iga päev seda ei tee. ma ise ka iga päev koonust või seda poolringi niimoodi ei keera, aga võib-olla peaks. äkki tekiks elule mingisugune teistsugune vaatepilt. aga kuidas lahenduskäik ei tundu üldse pikk, on ju. noh, siin mingisugused, mingi ümbermõõdu leidmine, siin jälle mingi ümbermõõdu leidmine ja siis paned need 2 ümbermõõtu omavahel võrduma, sest et nad on võrdsed. saad mingi asja, avaldad, paned selle asja siia võrduma, siis veel ühe asja. lihtsalt asi asja otsas. nagu tehete poole pealt seal eriti palju neid keerulisi tehteid ei olnud, aga seal oli nagu palju ideid, palju asju, mida peab teadma.